Škoda on ratastega seotud olnud tegelikult algusest peale või õigem oleks isegi öelda, et Škoda on alguse saanud rattatootmisest. Esimesed liiklusvahendid Škodal ei olnud mitte autod, vaid tegelikult alustati rataste tootmisega. Ja sellest ajast peale on Škoda olnudki igasuguste rattaspordiürituste ja rattaga liiklemise toetaja. Ja näiteks maailma mastaabis Tour de France'i toetaja on olnud juba mitmeid aastaid. Eestis on Ško Motors see, kes on siis seda pärandit endaga kaasa toonud ja aidanud seda Škoda brändi rattaspordiga natukene paremini siduda. Näiteks meil on erinevad rattaspordisarjad, mida Ško Motors on toetanud. Meil on mägiratta kolmapäevakud toimumas ja lisaks on Ško Motorsis toimunud juba rohkem kui 10 aastat sügiseti rattalaad, kus on siis selline traditsiooniline hooaja lõpetamine toimumas. Ja nüüd olemegi siis sellel aastal teinud asju natukene teistmoodi ja võtnud oma toetuse alla Peetri koolid. Ja täna tõmbasimegi joone alla pidulikult Peetri kooliprojektile ja nimelt oleme siis tänase hetkega pannud püsti 5 rattahooldusjaama. 3 neist asuvad siis kõikide Peetri koolide juures ja 2 on pandud siis vana Tartu maantee äärde, sellise kergliiklustee äärde, kus siis rattaga liiklejad on tihedad külalised loodetavasti nende rattajaamadele. Rattajaamad on mõeldud siis selleks, et kui sul rattaga sõites peaks tekkima mõni probleem, on vaja kummi pumbata, midagi on vaja parandada, siis seal jaamades on kõik need võtmed ja vahendid olemas, millega sa korda saad ja rattaga edasi liikuda. Ja lisaks nende rattahooldusjaamadele oleme siis Peetri koolidega seotud ka siis sel viisil, et täna andsime üle 150 kiivrit Peetri koolidele. Lisaks sellele oleme käivitanud ühe orienteerimismängu, mida on võimalik äppi kasutades siis mööda Peetrit segelda, kas jala või rattaga. Ja miks me seda kõike Peetris oleme teinud, on seetõttu, et Peetri on kasvanud juba selliseks väikelinnaks Tallinna külje alla. Seal on hästi palju lapsi. Täna käisime koolide ees, me nägime, kui palju rattaid seal on. Koolide seas on ilmselt paarsada ratast on kõikide koolide ees. Ja me nägime, et meie saame sellel kogukonnal siis niipidi tuge anda, et aitame koolidel rattahooldusjaamadega ja lisaks siis ka lastele kiivrid, kellel ei peaks seda veel olema. Ja et asi oleks seikluslikum ja lõbusam, oleme sinna toreda orienteerumismängu ka veel juurde pannud. Nii et kutsume kõiki rattaga liiklema ja külastage Peetri orienteerimisrada.